What's up, dog? Mis see Office'i updogi nali on? Ma ei tea, millest sa räägid. Nüüd on seal mingi updog. Ei ole vaadanud. Do you know updog? Do you know updog? Ja siis seal mingi what's up, dog? Ma mingi nothing much, dog. Igastahes kõik Office'i fännid saavad alla kirjutada, mis Office'i nali pärast oli. Ja tere tulemast vaatama Rakett 69. Mis saade meil on täna? 9. 9 saade. Nii et 69 ja 9 ja siis varsti ongi läbi ju. Mul on niisugune tunne, et mul on nagu vahepealt mingid saated nägemata, aga vist siis ei ole. Lihtsalt pikk paus oli. Jah, need on 5 tükki alles, on ju. Siis pärast tänast on 4, siis on 3, siis on 2 ja siis ongi finaal. Ja siis on kõik õige number saateid kokku ka ja... Let's go. Let's go. Millest tänane saade räägib? Eesti teadusagentuur juba oli ees veits. Paneme uuesti või? Ei pane. See on sul ju olemas ju. Ma tean, aga me kaader oli juba ees. Me alustasime 1 sekundi liiga hilja. Näed, eelmine nädal oli teadusteater. Keerukat olemust. Aegar oli lõbus, küünal põles, kosmos oli keerukas ja saade oli vahva. Saade oli pikem kui tavaliselt. Tõesti, ka meie saade oli pikem. Eelmine nädal oli teadusteater tõesti. Tõesti. Aeg lendab. Aeg lendab. Rakett 69 võitjat ootab 15 000 eurone teadusstipendium. Võistlus jätkub Ülemiste tehnoloogialinnakus Rakett 69 teadusstuudiotes. No nii, mis on teema? Tere õhtust! Rakett 69, 16. roheline auto, Enefit, Bolt. Veel 5 andekat noort. Iga võistleja peab... Kelle mõte see oli? Ma arvan, et režissöör Kristo ikkagi mõtleb välja neid alguse asju. Saate eesmärk on linnas võimalikult targalt liigelda. Mis sa arvad, kas praegu ikka veel noored lamavad seal? Sest minu arust selle noorte plaani ajal ei olnud näha seda kapoti peal istuvat Taavi. Ettevõtte Bolt vanem tarkvarainsener Artur Luik ja tüdrukute tehnoloogiakooli HK Unicorn Squad rajaja Taavi Kotka. Tänapäeva linnaliiklus tähendab tihtilugu ummikuid, ajakadu, palju valikuid, kuid nutikas tarkvara aitab seda kõike teha kiiremini ja stressivabamalt. Koostöös tehnoloogiaettevõttega Bolt valminud ülesanded panevad täna proovile võistlejate teadmised nii tarkvaras kui riistvaras. Võistlust jätkavad 5 rakettlast. Informaatikatudeng Madis. Mina sõidan linnas põhiliselt rattaga, aga vahel käin ka jala. Olümpiaadimeister Kristjan. Transporti teema võib olla seotud graafikute tegemisega ja kuna minul endal vaba aega on üsna vähe, siis graafikute tegemises olen ma üsna hea. Mina olin niimoodi kindel, et ta räägib nagu minu suurim konkurent on XY koordinaat teljestikule graafikute tegemisest ja siis... Nii. Aga siis lõpuks ma olin mingi ei, ta räägib nagu tunniplaani ja ajaplaani graafikutest. Nagu muidu see lause ei jookse kokku. Filmimine hakkab mulle aina rohkem meeldima. Kas Timofeil oli sealt? Ilmselt nüüd hakkavad sooloülesanded. Saate poolt antud peapael või? Ma ei usu. See oli nii hästi toonis. Esimese ülesande võitja pääseb otse. Kas nad salvestasid need kõik järjest või neil oli mingi paus ka vahepeal või? Okei, ikkagi oli, et neil oli stuudiosaated, siis teadusteatriga. Teadusteatriks valmistumine. Ja siis tuli teadusteater kerge. Jah, nagu väike paus, kus stuudio ehitati ümber ja siis tulid need järjest. Alustame võistlusega. Ja see on nüüd esimene siis individuaalvoor 4. Mitte 4. 3. Jah, 3 peab olema, siis saab finaali. Või see aasta on teistmoodi või? Ei. Sõidu jagamisel ühest punktist teise on kõige tähtsam teekonna valik. Rändava ärimehe probleem. Mis suudab iseseisvalt leida kiireima teekonna algpunktist lõpp-punkti. Kas olete valmis? Mis nad pidid koostama? Alustage! Programmi, mis jõuab punktist A punkti B. Kõige kiiremini. Kiiresti. Nii. Ja ma tunnen, et neil peab päris palju nagu ette olema tehtud, et see saates töötaks. Neil peab olema päris palju. Karoliina palus ka edasi öelda, et Mattias, aitäh Mattiasele, kes nõu ja jõuga ja unetundide abiga aitas meil saada vinks-vonksi siin kõik selle, mis te näete, mis platvorm on kasutada. Kindlasti jäi nagu veel mingeid väikeseid putukaid jäi sisse, mis meil ei ole ka seda ressurssi, et nagu kõike algusest lõpuni testida. Kuulge, seda võiks müüa ju. Seda linna või seda kaarti. Seda Tallinna autovaipa.
Jaa. Aga võib-olla see tänapäeval ei ole teema enam. Siin on väike Gemini. Mis ei tähenda, et prompti ei oleks olnud vaja, et saada sellist asja. Ja siis on graafikut ette anda ja kõike. Aga selle konkreetse ülesande jaoks sobis. Ehk siis tehisaruprogrammi poolt loodud selline ilus kaart. Seal on neil mingid nagu visuaalprogrammeerimine mingite plokkidega. Õige. Ja sa enne ütlesid, siin tahtsid viidata sellele rändkaupmehe probleemile. Jah, rändkaupmees on ju palju ilusam sõna eesti keeles. Ja rändkaupmehe probleem on üldiselt see, et kui sul on kõik linnad kaardi peal, sul on vaja võimalikult lühikese maaga läbi käia. Meil on praegu siuke rajaplaneerimise ülesanne, kus sul on punkt A, punkt B ja sa pead lihtsalt leidma, mis on kõige kiirem tee sinna. Ja me oleme selles mõttes neile ette teinud selle kujule, mis nagu päris maailmas tavaliselt seda ülesannet lahendatakse võib-olla nagu teisel kujul, ütleme nagu rasterkaardi kujul. Selles mõttes, et kui sul on kaart, sul on punkt A, punkt B, siis sa vaatad, et kust lähevad kepsu koordinaadid, võib-olla mingid nagu täpsemalt, kuidas, ma ei tea, kui pikk see maa on, kõik sellised asjad. Me oleme teinud nagu graafi peale selle ülesande ehitanud üles. Ehk siis sul on teada, sul on nagu sõlmpunktid graafil, mis tähistavad igat ristmikku ja sul on öeldud siis, kui kaua sul kulub ühest punktist teise minekuks oma naaberpunktidesse. Ja see on siis nagu see info, mis sul on. Ehk siis sa ei pea hakkama nagu, ma ei tea, avastama, et mis piksli peale ma saan astuda järjest siin, et kus tuleb sein ette, kus mitte, vaid sul on selgelt öeldud. Need on naabrid, need asuvad nii kaugel, valin sealt ja siis lõpuks su eesmärk on ikkagi kaardistada ära see nagu teekond ja erinevad teekonnad ja siis sa peaks leidma sealt selle. Kuigi ülesande käigus linnaplaan ei muutu, siis ummikute tõttu võib mõne teekonna läbimine kujuneda aeglasemaks. Hea programm leiab sellest sõltumata optimaalse teekonna. See, mis neil on ette antud, sa nägid laua peal oli ka see graaf selline, siis nagu skeem, mis on lihtsalt punktikesed ja jooned vahel ja iga joone peal oli mingi number, mis vastab sellele ajale. Ja see on see nagu vaikimisi neil testimiseks olevale kaardile vastav see, et kui kaua mingi tee läbimiseks kulub. Kui võistlus juhtub, siis need kaalud seal nende graafiservade peal, ehk siis see, kui kaua aega kulub, need võivad hakata muutuma. Ehk siis sa ei saa oma programmi ehitada üles sellele, et no ma leian siit kaardi pealt selle suuna ära, eks ju, ja nüüd ma ütlen, et alati, kui sa pead siit minema siia, siis vali see teekond. Sest et võib-olla see teekond ei ole enam kõige kiirem. Ja selle nagu ülesande võlu ongi selles, et tegelikult, kui mul antakse kaart ette, siis ei ole nagu probleemi, et kuidas ma saan punktist A punkti B, ma tõmban sõrmega joone ja siis enam-vähem kuidagi mingi raja, eks. Aga kuidas sa ütled arvutile, et ta teeks seda sama? Kuidas ta leiab üles need punktid? Ja see on nüüd nagu see võlu. Mis neil on kasutada, on eks ju see programmeerimiskeskkond, kus nad saavad, visuaalprogrammeerimiskeskkond, kus nad saavad neid blokke lohistada. Mina öösel kell 4 Claude'iga, kui ta olen 4 tundi promptinud ja siis vajutan enter ja siis ta teeb seda, mis ma tahtsin nagu algusest lõpuni. Ja selle lisaks, neil on ka juhendmaterjal, mis kirjeldab erinevaid algoritme, kuidas on võimalik leida selliseid asju. See on jälle miski, mis, kuna meil oli teadustöötaja eelmine, seal oli meil äkki terve päev vahel, siis see info sai neile varasemalt saadetud. Nad ei teadnud jälle täpselt, eks ju, mis on kus kaart, mis konkreetseid funktsioone neil võib-olla, mis kujul on kasutada. Aga nad said nagu ülevaatlikult, et missugused algoritmid eksisteerivad, et nad võiks läbi mõelda, kuidas neid implementeerida on võimalik. Siis salvestan võimalikult palju informatsiooni enda loenditesse, et võimalikult vähe päringuid hiljem. See oli oluline lause, ma hüppan tagasi. 251 on loogiline. Ja ta endiselt toimib mingil põhjusel. Okei, tore. Kuna siin ülesandes arvestatakse programmi töö pikkuseks päringute kogust, mis ta teeb, siis salvestan võimalikult palju informatsiooni enda loenditesse, et võimalikult vähe päringuid hiljem teha. Ehk siis selleks, et sellest aru saada, siis me peame aru saama, et raja planeerimisel on selles mõttes nagu 2 etappi. Üks on see, kui kaua mul kulub, et välja mõelda see rada. Ja teine on see, kui kaua mul nüüd kulub, et minna sinna teise punkti. Ja me proovime siis mõlemad selles võistluses arvesse võtta. Ehk siis, kui me lõpus paneme võistluse käima, siis kõik need autod seisavad paigal, otsivad rada, kes leiab, see hakkab minema. Ja kes leiab hiljem, see hakkab hiljem minema. Aga lihtsalt sa võid jõuda varem kohale, kui sa leidsid mingi parema lahenduse. Ja nüüd see aja määramine, need samad unetunnid, mida me Mattiasiga seal eelmised õhtud öid veetsime, siis me katsetasime erinevaid neid nagu
aja mõõtmise meetodeid, et me kirjutasime mingi baasalgoritmi valmis ja siis see peamine küsimus oli see, et kui ühtlaselt see töötab, sest et arvuti täidab programmi täitmise aeg, sõltub sellest, mida arvuti parasjagu veel teeb. Ja me ei saanud järjepidevaid tulemusi samale algoritmile, kui me lihtsalt jooksutasime. Et arvuti võib, operatsioonisüsteem võib taustal nii palju otsustada, et seal võis olla vabalt 2-kordne erinevus samal programmil. Ja kui sa nagu erineval, kui arvuti erinevas jatas paneb neid käima, siis kellegi programm võib olla kiirem, kellegi teisema, nii et lõpuks me jõudsime sinna, et me hindame selleks nagu ajalise hindamise jaoks, me kasutame siis seda, et kui palju nende programm teeb päringuid selle graafi kohta. Et ta saab, ette oli antud paar funktsiooni, ma olen tegelikult see siin lahti ka. Siin on erinevad plokid, eks ju, loogikablokid, mis on sellised programmeerimisest tuntud niisama loogika need, et kui midagi toimub, siis tee midagi sellist. On tsüklid, eks siis saad teha korda näiteks 10 korda või korda nii kaua, kuni mingi tingimus täidetakse. Matemaatikablokid, loendid, sellest võib-olla saame natuke rohkem rääkida, sest loendid on väga olulised siin. Saad ise teha muutujaid, saad ise teha funktsioone siis põhimõtteliselt. Ja siis on rakett 69 erifunktsioonid, mis me lisasime. Ehk siis siin on näiteks näha, et sa saad pärida ajakulu ristmikust A naabrini B, näiteks kui kaua kuluks. Ehk siis sa saad teada, palju see graafi selle serva peal see number seal on. Vali juhuslik ristmik loendist, kui sa siis annad mingi loendi sisse siia. Elemendid loendis A, mis ei sisaldu loendis B. Näiteks kui ma tahan vaadata mingist loendist neid ristmikke, mida ma ei ole veel külastanud, aga need, mis mul on külastatud, need on mul teada siin. See tagastab siis, kas ristmik A sisaldub loendis B näiteks. Tagastada ajaliselt kõige suurema ajakuluga naaber ristmikule X. Siit saad ka valida, kas väiksemale vist ka. Prindi tahvli kirjeldus, see on niisugune debugimise, ehk siis nagu jooksva tagasiside saamiseks. Ehk siis siin must tahvel on meil siin nii-öelda, mis annab seda konsooli väljundit. Ehk siis sa saad seda igale poole vahele visata, et saada siis jooksvat tagasisidet, kuidas see programmil läheb. Küsi ristmiku number. Ma ei hakka süüdsi minema, mis identifikaatorid olid. Ja siis sa saad ka määrata mingisuguseid väärtusi. Aga mis ma tahtsin öelda siin, sa saad pärida, eks ju, siin naabreid. Siin on see küsi ristmiku number ristmikule, aga sa saad siit ka küsida naabreid näiteks, kes on need kõige lähemad. Ehk siis kõik need nagu päringud, mis sa graafi poole teed, me siis loeme kokku, palju need on ja selle põhjal, kes rohkem pärib, järelikult selle programm peab rohkem seda suhtlust tegema ja see on see meetrika, see suurus, mida me kasutame selle ajalise hinnangu andmiseks, kelle programm justkui on kiirem ja kelle mitte. Ja võistled küsisid, meil on alguses see, eks ju, edasi-tagasi küsimuste koht, et kuidas seda hinnatakse ja siis ma viskasin õhku, et me küsime seda ja siis ma ei tea, natuke mõtlesin, natuke segaduses ja siis ta proovis nagu küsida, veits nagu vaikselt, minu arust ta küsis nii kõvasti, et tegelikult kõik kuulsid ja ma arvan, et see oli ka okei, et ta küsis nii kõvasti, et ta oli, kas ma võin siis nagu salvestada infot endale nii palju programmi sisse, kui ma tahan, et ma teeks võimalikult vähe päringut, ma olen mingi you do what you do, tee mis sa tahad, eks ju. Ja lõpuks ta seda siis proovis siin ka teha võimalikult palju. No selle graafikaardi sa põhimõtteliselt saad endale sinna nagu ära laadida ette, on ju? Jah, aga need kaalud pead lugema jah, pärast üle, on ju? Jah, et sa naabreid justkui võid teada, kes sul kõik asuvad, eks ju, aga sa pead võib-olla küsima neid naabri kaugusi. Aga nagu ja päringute lugemine on niimoodi, et kui ma küsin nagu naabreid ja kaale, siis see on üks päring, see on iga naabri kohta üks päring või see on iga naabri kohta 2 päringut? Ma jään sulle praegu vastuse võlgu, aga kui ma ühe korra kasutan seda funktsiooni, et küsi naabreid ja ma saan 4 naabrit, see on ikkagi üks päring. Aga nüüd, kui ma lähen ja küsin kaugus naabrin A kaugus, naabrin B kaugus, naabrin C kaugus, naabrin D, siis need on kõik uued päringud. Ma arvan, et umbes niimoodi läks. Ja siin on näha üldist seda kasutajaliidest, eks ju, siin üleval on see kaart, siin on see tahvel ja siia sa said lisada endale siis nagu, kui sa tegid ühe programmi, salvestasid ära, sa võisid teha omale järgmise veel, 3. veel, et sa saad võrrelda ka enda programme. Ja me andsime neile ette sellise baas juhusliku lahendaja. See on siis näha, ma ütlen siis ette, et mul on siin ka random walk või? Jah, meil on siin võistlejate programmid on sees. Armin ja Roosmari ei mõelnud midagi väga head välja, nii et nad lõpuks läksid selle juhusliku lahendajaga, läksid siis võistlusele. Ehk siis see oli see, mis oli ees. See oli selle jaoks, et sa saaks aru, kuidas neid blokke kokku panna, et sa näeksid, et sul oleks mingi baas, kus sa saad hakata midagi muutma, sest et lõpuks sa peaksid alati ilmselt alustama, et sa määrad oma teekonnaks tühja loendi ja siis sa hakkad nüüd sinna teekonda lisama neid
samme, kuidas ma peaksin jõudma sinna lõpuni. Et sa saad nagu siia samasse näite põhjal, sa saad päris palju ehitada juurde. Veel oli see dokument, mis ma ütlesin, et võistlejatele oli antud. Ma siis näitan neid algoritme, mis on öeldud. Juhuslik liikuja ja siin on siuke, öeldakse pseudokood, aga algoritmi loogika põhimõtteliselt. Ehk siis me oleme ära kirjeldanud, mis see algoritm peaks tegema. Sa pead nüüd ise siis mõtlema, kuidas sa selle programmeerimiskeeles selle kõik, mis plokkidest kokku paned. Aga see tihti see nii-öelda pseudokood on lühem kui see, mis siis päriselt peab olema programmina, et selle loogika kirjeldamiseks ei ole vaja kõiki nüansse kasutada. Siis on sellised eraldi standardsed otsingud läbi graafi, mis on siis laiuti otsing, ehk siis ma vaatan kõik naabrid, siis ma vaatan järgmise kihi naabreid ja teine võimalus sellele läheneda on sügavuti otsing, on see, et ma lähen ühest naabrist nii kaugel, kui ma saan, siis tulen tagasi, võtan järgmise naabri, lähen nii sügavale, kui saan ja käin niimoodi läbi. Siis on Dijkstra algoritm. Seda ma olen kuulnud. Väga hea. See on selline nagu... Ma ei mäletan, miks. Ma ei tea, ütleme kuldstandard, mis on võib-olla kõige selline nagu targem viis, et laias laastus sa lähed, sa vaatad naabreid ja kirjutad siis endale kogu aeg üles, et kust kaudu ma jõudsin mingisse punkti kõige lähemat teed. Et ma võin jõuda ühe naabrini niimoodi, et ma olen juba selle avastanud justkui. Ma hakkan järjest läbi vaatama kõiki, aga nüüd mingist teisest jadast ma leian, et ma olen küll neli ristmikku läbinud, aga mul oleks lühem aeg kulunud siia, mis võib-olla muidu oleks 2 korraga ma jõudsin sinna. Siis ma tean, et okei, siia ma jõuan, aga selle nagu mingi teise jada kaudu, et ma nagu kogu aeg salvestan igasse ristmiku juurde, ma panen kirja, mis oli kõige lühem tee sinna. Ja lõpuks, kui ma olen kõik need ristmikud ära kaardistanud, siis ma saan hakata vaatama sealt, et nüüd tagurpidi, et kust kaudu ma oleks pidanud siia minema, et see oleks kõige lühem tee. Ja kui ma nüüd tagurpidi tagasi tulen, siis ma saan selle kõige lihtsama kätte. Ja see on see, mille peal põhimõtteliselt tänapäevast navigatsiooni algoritmid töötavad. Sellest on edasiarendus, mida tuntakse inglise keeles on A-star. Ma hüppan siit edasi, siin on veel mõned algoritmid, aga A-star ehk siis A-tärn algoritm või A-täht. Ja see on põhimõtteliselt seesama Dijkstra, aga sa teed seda natuke efektiivsemalt niimoodi, et sa võtad selle lisaks arvesse ka sisuliselt neid koordinaate. Et ma ei hakka selja taha avastama, sest et ma tean, et see sihtmärk asub seal suunas. Ehk siis sa saad nagu optimeerida seda avastamisprotsessi, natukene kiirendada ja see on see, mis siis nagu reaalselt tänapäevaste navigatsioonisüsteemide sees peaaegu igal pool on. See on see graaf, eks ju, mis oli alguse sees. Need kaalud võisid muutuda. Ja kõik siis on nüüd esitanud oma lahenduse. Roosmarii ja Armin ei jõudnud väga targa lahenduseni. Timofei, kui ütles, et mul päriselt töötab, siis ta sai omal selle Dijkstra tööle ja ta proovis siis nüüd seda edasi arendada selleks A-tärn algoritmiks. Kristjan ka sai vist päris hästi midagi tööle. Madis ka. Võistlejad kõik ise pidasid Kristjanit kõige suuremaks favoriidiks, sest ta on suur rahvusvahelistel informaatika olümpiaadil osaleja. Ja nüüd siis saame vaadata võistlust. Ma arvan, et see võistlus oleks võinud olla niimoodi, et nad teevad need algoritmid käima. Samal ajal Aigar hakkab ka navigeerima. Ja igas voorus, siis see navigeerimine läheb keeruliseks, igas voorus need, kes ei saa enne Aigarit valmis, kukuvad välja. Ja meil on peaaegu see, lihtsalt ilma selle Aigarit. Ehk siis meil on nagu 5 etappi. On punktist A, punkti B, kõik hakkavad ühe koha pealt, siis stopper läheb käima, kõik mõtlevad, kõik sõidavad, kes jõuab punkti B, selle läheb stopper kinni, siis me ootame kõik, kuni nad jõuavad sinna, siis tuleb punkt C ja nüüd tuleb sealt B-st liikuda C-sse ja vahepeal siis ummikud muutuvad ja need servade kaalud ja siis niimoodi 5 trajektoori, et alati sa lõpetad sinna, kus sa alustad uuesti. Ja kumulatiivne aeg on see, mis määrab. Vaatame. Kelle algoritm leiab kõige kiirema teekonna? Kui ülesande alguses olin kindel, et kaotan, siis nüüd minu ees on töötav asi. Esitan vastuseks programmi, mis igal ristmikul teeb juhusliku valiku. Minu arust see Timofei on ülihea näide sellest, et mul on see loogika siia lahti kirjutatud. Ma võtan ja ma hakkan järjest tegema ja proovima ja ma saan tagasisidet programmist. Punkti kombinatsiooni. Kontrollime, kuidas teie programmid töötavad. Siin on näha siin... see on visuaalne või? Sinine, siin on algus ja siin on lõpp. Armin näed hakkas esimesena minema
punane on Madis, läks kaarega. Siis saan aru, et ma seda ülesannet tõenäoliselt ei võida. Oot, seal võis lihtsalt nii kiiresti sõita, jah? Jah, seal oli siis kiirusepiirangud, aeg oli kiire, mis seal kulus, et kõik autod, mis sealt liikusid, lähevad kiiresti. Madis on juba lõpus, siin on teine sõit üleval nurgas näitab. Siin nurgas näitab, see on kiirendusega, kõik jookseb kokku. Ja siis sa võitsid seda ise ära. Ja siis meil on siin on kiirenduse peal, ei pandud, see oli lihtsalt kiire tee. Kroonis ma olen väga uhke enda üle, aga Madise auto on lihtsalt nii palju kiirem. Täna vist pole minu päev. Ja, aga Armin ja Roosmari oma juhusliku lahendusega lihtsalt käivad ringi seal. No, alguspunkti 3. korda tagasi jõuda on ka saavutus. Kuidas kulutada kõige rohkem bensiini? Ja 4. kord tagasi vähemalt. Suisa humoorikas on vaadata, kuidas mu auto on juba 3 korda alguspunktist läbi käinud. Meil on 3. sõit algas. Meil küll montaažis läks Nad niimoodi, juba kohal, kõik olid juba lõpus, aga Roosmari juhuslik alles käib. See on ju Tallinn. Äkki sa oleks tahtnud tervet vaadata? Mul on see videofail tervele ka. See on okei. Aga kui sa siin vaatad aegu, eks ju, et siis... Minu lahendus pole kõige kiirem, sest minu tugevused on mujal. Head võistlejad, tulemustest on selge, et Madis... Aga no põhimõtteliselt... Aga mis siis Madis nii palju paremini tegi teistest? Põhimõtteliselt... Ta võit... Okei, ma ei tea, jah. See võistlus nägi välja niimoodi alati, et need juhuslikud hakkasid esimesena siblama, siis läks natuke aega, siis Madis ja punane pani psiu ja siis Kristjan ja Timofei autod mõnel rajal üks natuke enne, mõnel rajal teine natuke enne läksid siis suhteliselt sünkroonis. Et siin lõppaegadest oli näha, et nende ajad olid väga sarnased. Kristjan äkki natukesega võitis mõned sekundid, aga Madis oli siis selgelt peaaegu ees. Aga see võitis nagu sest et ta valis parema raja. Ta hakkas ka varem sõitma, sellest ma saan aru, miks on ju, sest et ta sai salvestada endale, või noh, et ta siis nägi vaeva selleks, et seda graafi võimalikult palju ette salvestada, on ju? Jah. Nii, aga ehk siis sellepärast ta hakkas varem sõitma, aga nüüd ta sõitis ka selgelt kiiremini kohale. Ta sõitis sama radu, mida sõitsid Timofei ja Kristjan. Nende sõidud olid samad. Et trajektorid olid kõigil samad? Jah, nad leidsid kõik, kõigil oli hea algoritm, mis leidis selle kõige parema raja. Ehk siis Madise eelis ikkagi tuli sellest, et ta suutis selle päringuid nii palju vähem teha, et ta jõudis sinna nagu sõidu hetkeni palju varem. Jah. Ma võin näidata äkki näitena seda mingit näiteks ühte sõitu lihtsalt. Jah, vaat. Raid istub siis oma arvutiga seal Bolti auto tagaistmel, HDMI jookseb sinna telekasse ja siis vajutab. Nii. Nüüd on alguses... Ja nad on startinud, kõik mõtlevad. Ja näed, nüüd sa näed, eks kaks juhuslikku hakkasid minema ja Madis läks. Madis tegi siit kohe oma selle kiire. Kristjan ja Timofei mõtlevad ikka veel. Armin vahepeal võttis seal kiireid. Ehk siis meil on, see nagu mõtlemise aja vahe on selgelt erinev. Kristjan startis, Timofei startis ja nad lähevad sama rada. Nüüd ma hüppan edasi. Kuni nad ka jõuavad. Nüüd me oleme juba hüppan tagasi. Nii, nüüd jõuab, nüüd hakkab teine rada. Lõpp on siin üleval, eks ju. Juhuslik hakkas minema. Madis läks. Tšük. Miks Roosmari juhuslik nii kaua võitis aega? Sest juhuslik võib ka võtta hästi kaua aega. Ehk siis sa pead leidma raja enne ära. Lihtsalt nad leiavad selle kiirelt. Näed, ja nüüd jälle Kristjan ja Timofei suhteliselt järjelt. Tõk. Sama rada. Nüüd on see koht, kus siin Armin käib vist 3 korda alguspunktist veel läbi, nii et siit samamoodi hüppame kiirelt edasi. Taustal oli kuulda. Nii, lõpp on siin keskel. Juhuslikud hakkavad minema. Madis stardib. Madis jõuab lõppu. Päris lahe. See oli õnnestus väga hästi, ja juhuslik jõudis enne, kui teised seal mõtlesid oma raja välja. See oli, ja vaata, kõrvuti. See osa õnnestus väga hästi, et see ühisvaatamine, sest seal koha peal oli emotsioon ja päris palju ja oli hea näha. Hüppan jälle edasi. Ma olen väga impressed ka, et teil need autod kõrvuti pani, mitte üksteise peale. Siin see ikkagi mingisugused head mõtted tulid seal öösel ka. Kas teil on kõik lihtsalt, kõik 5 on tegelikult natuke erinevas asendis teie peal või? Nad on kus staggered? Jah, nad ongi kõik natuke möödas, et kui nad seisavad, siis ka paistab. Nii, vaata nüüd ma panin pausile korraks. Start ja see lõpp on siin samas ja siin on 2 aeglast teed. Ehk siis, kes leiavad oma selle nagu mingi kiire otsinguga, eks ju. Jah, et siis on hästi lihtne, näed,
juhuslik ka. Juhuslikkus on kusjuures sisse kirjutatud. Kui sa jõuad ühe ristmiku kaugusele ja ta siin näeb seda õiget, siis see, mis ma neile ette andsin, see juhuslik, see leiab kohe ka selle, et ta siit ühe kauguselt enam ei pööra ära. Ehk siis, kui need juhuslikud siia lähevad... Mõlemal juhul praegu võitsid, siis Armin käis teisel pool. Jah, Armin käis korra ära, aga õnneks tuli siia ja need on jälle kõrvuti siin. Head algoritmid siis läksid mõlemad, leidsid siit kiirema. Ja vaata, kus nüüd Madisel. Siin ka ikkagi, kui ma seda rada disainis, ma ikkagi proovisin panna siukseid vimkasid, et see head oleks nagu tihti kaarega kuskilt mööda. Et see silmside nagu, kui su algoritm kasutad näiteks, ma ei tea, lihtsalt laiuti otsingut ja sa leiad kiiresti üles selle, et siis minu rajavalikud peavad premeerima seda, kellel on tark algoritm, mis suudab vaadata rohkem läbi. Aga ma mõtlen, et vaata, kui sa kirjutasid seda, et see A+ on nagu, et kas Madis A+ siis tegi alguses, või tal oli ka sama Dijkstralist. Ma arvan, et nad kõik proovisid selle A-tärni lõpuks implementeerida, sest et ma olin neile andnud siia ka funktsiooni, mis andis nagu mingeid kujuteldavaid koordinaate. Jaa, sest et kui A-tärn vaata seda suunda vaatab, siis nagu, mis see motivatsioon on tal nagu, et praegu ka vaata, sa pead nagu mingi 2 või 3 nõudi minema nagu eemale. Et what about that? Me võime pärast sinna süveneda. Ja omaette põnev küss on siin ju see ka veel, et kui sa suudad selle otsingu siin nagu, et sa paned algusse sisse, selle esimese tšeki paned nagu, et lõpp-punkti koordinaat, alguspunkti koordinaat, kui need on nagu mingi ringi sees, et sa nagu otsustad selle järgi, et kui lähedal või kaugel lõpp-punkt on. Kui lõpp-punkt on lähedal, siis sa lihtsalt lülitad selle nagu geomeetrilise algoritmi peale või selle nagu, et võtab sirgjoone ja otsib nagu sealt, kuidas ma saan selle sirgjoone lähedalt minna. Ja paneb kohe minema ja ei kasuta vaata mõtlemisel aega. Versus, kui ta on nagu kaugel, siis teed selle täiesti Dijkstra läbi, vaata kogu graafi. Näed, lõpp. Armin 5,5 minutit, Roosmari 4,24, Madisel 47 sekundit, Timofei ja Kristjan. Timofei napilt sai mõlemal minut 51 ja siis seal kümnendike, sajandike mäng. Et niimoodi kulges ja... Ei, väga lahe ülesõne. Mulle ka meeldis. Kui me Boltiga maha istusime ja rääkisime, siis nende poolt oli ka üks vanem tarkvara insener, kes andis sisendit ja hästi palju tuli siukest algoritmi optimeerimist, mis ongi nagu päris eluline probleem tarkvara arenduses, tarkvara inseneridel. Lihtsalt me ei saa, esiteks meil on raske tuua seda saatesse, et me lihtsalt istuks arvuti taga. Teiseks, need on sellised optimeerimisülesanded, et kuidas kõige paremini, mis neil oli fleet management ja siuksed märksõnad olid ingliskeelsed, et kuidas ma suunan neid taksosid või Bolt Food'e õigesse kohta. Sul on päris optimeerimisülesand, mis ongi niimoodi saaks paremini ja niimoodi saaks paremini, aga kus meil see nagu mõõdetav tulemus on, mille me täpselt saame, et kes siis optimeeris paremini mingit tarneahelat, et kõik saavad, aga et kui meil on nagu 7 erinevat mõõteskaalat, kust me peaksime valima, et kes siis parem on, siis on keeruline lihtsalt. Ja siis me jõudsime sinna, kus me tahtsime siis teha nagu mingeid päris elulisi, nagu füüsilisi ülesandeid rohkem. Aga siis ma olin mingi, aga äkki me selle saame teha, et me nagu ei ole muidu nagu tarkvaraarendusettevõte liiga palju, et me mingeid asju enda piiratud mahus suudame teha ja meil on Mattias, kes aitab meid vajadusel ka nende asjadega. Neil on Claude ka. Jah. Ja siis ma ütlesin, ma arvan, me selle saame. Ja siin nagu viimase hetkel meil oli nagu alternatiiv oli, et me teeme sisuliselt mingit robotiga joone jälgimist, mis on nagu, me saame nagu tausta legendist siduda selle samamoodi. Siin on nagu linnas pead valima hea raja, aga ta oleks nagu oluliselt teise rõhuasetusega. Aga see oli nagu nii palju tagataustal olemas, et me läksime salvestusele niimoodi, et meil oli 5 robotit kaasas. Et 5 robotit ja valge vakstu PVC, mida maha panna ja teipida siis need rajad peale. See oli nagu päriselt tõsiselt võetav alternatiiv, sest ma ei teadnud, kas see lõpuks saab nagu piisavalt telesse nagu sobivale kujule või mitte. Aga ma ise olen nagu selle visuaaliga rahul. Muidugi, eriti oleks, kui oleks olnud veel nagu mingi 2 kuud aega inimestel seda läbi mängida ja leida mingeid väikseid puuduseid, mis seal on. Et me oleks saanud veel nagu stabiilsema selle, aga mingid siuksed asjad jälle sinna viimastel öödel sai lisatud, et väga lihtne teha mingit lõpmatut tsüklit seal. Et ja kui ongi mingi, sa teed, ma ei tea, üle 10 000 tsükli vist, siis ta viskab sulle mingisuguse hoiatuse, et sa ilmselt jääd kinni siin. Ja mingi hetk
noh, kuna need programmid on päris mahukad, see tähendab, et kõik su katsetused võib-olla jätavadki sulle sinna mälusse, mida sa välja trükid miljonites tähemärkides mingeid asju, eks ju, siis need arvutid, mis olid meil ka vajatud, ei olnud võib-olla võimelised selle jõudlusega hakkama saama kohe kogu aeg. Nii et siis me ka vahepeal õpetasime seal, kuidas tühjendada oma brauseri vahemälu ja teha siis suke tugev restart. Vot, on sul mõni küsimus? Paneme edasi. Ei, paneme järgmise ülesanne. Väga lahe ülesanne. See oli juba 5. See oli aus. Raid istub seal autos. Tunne on, et ei pea teise ülesande ega tulli pärast muretsema. Varem nii lihtsalt küll ei pääsenud edasi. Madis, kuna sina võitsid selle ülesande, siis oled kohe järgmises saates. Aga enne veel, kui läheme teise ülesande juurde, on sinu valida, missugustes tiimides ülejäänud raketlased teist ülesannet lahendavad. Tegin sellised paarid, et kui Kristjan peaks tulli minema, siis tal oleksid võimalikult suured šansid välja kukkuda. Koos võistlevad Kristjan ja Roosi ja Timofei ja Armin. Tundub, et meie Arminiga jääme huvitav, et ta siis panustab Roosile nii kõvasti. Aga ta on selles mõttes olnud samas tiimis kõikide nendega, et küll ta teab hinnata. Ja koos tugeva tiimikaaslasega läheb meil hästi. Võistluspaarid selged. See on siis see saade, kust võitja sai kohe edasi järgmisesse saatesse. Ja mul on tunne, et see on nagu siukse mahuga ülesanne. Et ma olin nagu mulle sobib, et siit selle võit on nagu väärt seda. Samas see on väga spetsiifiline valdkond, et ongi inimesed, kes võib-olla tunnevad, et mul ei ole teha. Sama kehtib ka kergliikurite kohta. Teostage tõukerattale kontroll ja kõrvaldage leitud puudused. Kas olete valmis? Mina kirjutasin stsenaariumisse igal poole. Teostage tõukerattale töökorrasoleku kontroll. Kas sinu jaoks, kas see on nagu päris sõna või ei? Sest et Taavi oli mingi, mis sõna see on? Ma ütlen lihtsalt kontroll. See on kaitseväe sõna. Jah, aga nagu päris sõna ja kirjeldab minu arust väga hästi seda. Informatsioone eriti ei ole. Äkki mingi väike mõhk, aga ma arvan, et siin ülesandes me ei saa seda parandada. Töökorrasoleku kontrollnimekiri. Neil on siis ees selline nimekiri, millest nad saavad minna. See on mehaanilise seisukorra jaoks, kas, ma ei tea, lenks on sirge ja kas mingi kell töötab ja sellised asjad. Kas refid on täis, siis tulede kohta, kas esituli ja tagatuli töötavad power on režiimis, see on oluline, kui sisse on lülitatud, alles siis. Kas piduri tuli süttib veel lisaks, kui ma vajutan pidurit, kas suunatuled töötavad, siis pidurid, pidurihoovad, nii edasi. Ja siis võib-olla olulised veel siin lõpus on tarkvara konfiguratsioonid. Ehk siis, kui sa saadad selle käivitumise, siis siin ekraanil tohiks ühtegi veateadet tulla. Ja kui sa vajutad gaasi niisama, siis ta ei tohi koha pealt minema minna. See tõukeratta, kui te olete sõitnud kõik, kes te vaatate, eks ju, sa pead hoo sisse lükkama ja alles siis see mootor hakkab kaasa töötama. Ja samamoodi on siin tippkiiruse piirang. Ehk siis sa pead viima läbi nagu katsetusi ka sõites. Eeldusel, et sa oled saanud piisavalt ohutuks töökorda. Ehk siis kui näiteks pidurid ei tööta, siis ei maksa katsetama minna enne, kui sa teed pidurid korda, eks ju, tippkiirust mõõtma. Et stuudio on küll suhteliselt pikk, aga mitte nii pikk. Tundub päris lõbus ülesanne. Ja siis on teine dokument, mida ma ei tõlkinud eesti keele, sest et mul oli tunne, et see on rohkem päris. Mis on selline ingliskeelne, mis on selle tarkvara poole jaoks. Eks neil oli kõigil tahvelarvuti, mis oli ühendatud siis kindlasse portaali, kuhu sa sisestasid oma, see oli meie jaoks tehtud, et päriselt ei saa tavainimesed minna sinna see. Aga kas muidu on see siis nende tehnikute jaoks, kes kaubikuga öösel kokku korjavad ja siis... Ei, tehnikutel isegi ei ole selline, nagu nad tegid tele jaoks, tegid ilusa tarkvara meile, aga päriselt käib kuskilt kontrolliidesest kõik. Aga et siin on näha siis mingisugused konfiguratsiooniväljad, eks ju, ma ei tea, movement delay. If moved while locked, delay alarm until movement has been at least this long in seconds. Ehk siis mingisugune väärtus, kus sa siis ütled mitme sekundi pärast, ta peab hakkama tegema. Ja samamoodi siin on see, et mis kiirusel hakkab siis tööle, mingisugused tippkiirused, kõik need asjad saab siit teha. Samamoodi on siin veakoodide kirjeldus sinna ekraanile, mis on see väike ekraan. Sinna tulevad erinevad veakoodid, mis siis annavad tagasisidet tegelikult võistlejale ka, mida teha. Mitte ükski võistleja neid minu arust ei vaata, et vaadatakse füüsilisest ratast, mitte veakoode, et tuvastada need. Aga et see on siis info, mis neil on olemas.
ja selle pealt saame vaadata saada. Meile on antud varuosad ehk Lisaks on varuosad. lülitid, samuti palju tööriistu ning juhend, milline peaks olema töökorras tõukeratas. Juhtrattad, nii, sirge ja sirge. On võimalik ilma takist keerata lõpuni kummalegi poole. Ja helkurid raami kaela peal olemas ja kahjustused kaela peal. Ehk siis see helkur siin. Mina hakkan tegelema tõuksi riistvaraga ja Kristjan tarkvaraga. Rattad ja vedrustus. Rehvid ei ole nähtavalt tühjenud. Tugev. Kas see läheb ilusti kinni? Tugev. Rehve meil ei lähe vaja, Armin. Rehvid on heas seisukorras. Saad seda natuke sõidutada, ma vaatan, kas rehv on hea. Nagu lihtsalt? Lihtsalt liiguta ette. Võistlejad peavad üles leidma ja kõrvaldama 4 puudust. Katkine pidurituli, pingutamata esipiduri tross, valesti seadistatud gaasi heebel ja liiga kõrge tippkiirus. Pane power on. Power on. Kuulsid jah? Pane power on ja 4 küsimust. Lülitame tõuksi sisse, et teha katsetusi. See on nüüd oluline infokild. Okay, sellega on ka kõik korras. Nad olid lugenud piisavalt materjali, nad said aru, et tahvelarvutus on nupp, kus power on tõukeratas ehk lülita sisse. Midagi ei muutnud praegu. Oleme avastanud, et tagatuli vajab vahetamist ja pidur pingutamist. Esituli ja tagatuli. Ma arvan, et see on katki. Power on režiimis. Kus on esituli? Esituli on siin. Kas power on sees või? Ei, see peaks vist kogu aeg töötama. Mul on tunne. Et esituli ei tööta, on ju? Ehk siis sisuliselt ta luges ka seal, et see peab power on režiimis töötama. Kas meil on power on või? Ma ei tea, aga see ei põle. Ju siis me peame kõik ära vahetama. Ja siit algab selle võistkonna siuke lugu. Ma arvan, et see ülesanne on parem võrreldes mõne teisega, kus Kristjan saaks oma teooria teadmisi kasutada. Samas ma ei ole väga suur mehaanik. Saad või vajad abi? Ma saan. Mäletad, kui seal lifti ehitamis ma ütlesin, et Roosmari list oli mingi, okei, andke ma teen. Jah. See on ka see koht, kus nagu, okei, see tarkvara lugemise, juhendi lugemine on ka oluline, mida Kristjan tegi. Nüüd ta jõudis sellega lõpuni. Aga Roosi on lihtsalt mingi, anda ma teen kõik ära. Tal oli, ta teadis, et ta power on vajutama. Jah. Piduritrossi. Armin, kas sa teed midagi? Väga ei tee. Hakka tegema midagi. Otsi välja järgmist probleemi. Ei, sellega tegelen mina. Vaata palun üle meie mootori. Ma arvan, et mootor asub siin. Meie mootor ei tööta. See on ka üks asi, mis nad siis järjest mootori, sest tegelikult nad ei ole sisse lüüsta. Ta liigub kohe järgmise probleemi juurde. Äkki meil ei ole isegi see ühendatud pedaal või kuidas sa nimetad seda? Gaasi heebel. Mis on? Nagu see, millega sa vajutad pöidlaga juurde. Ma vaatan selle üle. Vaata selle üle, tegele sellega, aitäh sulle. Nii, mina vaatan edasi. Nii, kas on õige? On vist. Aga vali seda õiget kohta, kus sa ühendad selle lahti olgu. Jaa. Nüüd hakkame tõuksi juppideks lammutama, kui lämme liiga augu. Kas meil on aku sees? Kas ta on töös? Kas ta on töös? Kas piduri tuli töötab? Ja kas ta töötab ka siis, kui... Kõik töötab minu arust. Jep. Kui palju on 5 meetrit nüüd? See on siis selleks, et pidurust ei kanda hinnata. Torbiku juures ja siis sealt saame ära mõõtud. Tundub, et riistvaraliselt on nüüd tõukeratas korras ja saab minna sõitma. Roosi on mingi, ma teen korda ja siis Kristjan on, okei, ma olen sõidan. Mis okei, keegi peabki minema selles mõttes. Oot. See küll hea ei ole. Üks asi, mis valesti on kohe, on see, et ta hakkab sõitma isegi siis, kui sa ei lükkanud kiirust sisse. See? Jah. Selleks on vaja seda uurida. Ma vaatan teised asjad üle kiiresti, nii kui ma juba sõidan. Roosi ja Kristjani tugevus on see, et nad hakkavad varakult oma tõukeratast testima ja seetõttu leiavad vead kiiresti üles. Siin on valge infotuluke. Ja ma panin power offi ja panin jälle power on. See hakkas tööle. See on väga hea. Kas me peame seda siis lahti võtma? Meil on pidur. See hakkas ka tööle. Mis sellega juhtus? Kas ta proovi breikida? Kas ta breikib? Jess, see töötab.
aga võib-olla töötas enne ka. Peame sellega veel tegema, peame seda natuke tugevamalt kinni keerama. Ka 16. hooajal peame ikka veel nentima, et asjad töötavad paremini, kui nad on sisse lülitatud. Mõlema piduriga siis. Ma hakkasin natuke enne, aga ta oli küll 5 meetrit. Ta oli kõvasti vähem kui 5 meetrit ja sa vaatasid ainult ühte. Sellega. Jaa. Kummagiga peab olema. See on suht ohtlik pinnas, kus teha seda testi ja see on üllilibe see põrand seal ju. No sellel rehvil on ikkagi suht hea gripp. Selles mõttes ma arvan, ta nagu küll libisemisesse ei lähe, aga... Kuigi minu arust peaks pidurit veel pingutama, arvab Kristjan, et kõik on okei. Proovime. Kas meil on üldse vaja seda pidurit vahetada või? Jaa, mõlemad pidurid peaksid töötama. Aga see töötab, see nagu saadab selle sinna taha. Ei, see ei ole piisavalt tugev. Eks me peame lahti mulle ei meeldi see. Tee mulle pidurit lahti, Armin. Tegele sellega, mõtle välja. Ma tegelen käskudega. Ehk siis, nende jaoks ka, eks ju, see heebel käib liiga lihtsalt, aga teine tiim suutis nagu saada aru, et... Aga oleks piisanud lihtsalt nende pingutamisest. Pingutame. Kuidas amordid lahti käivad? Kas selle suure asjaga või? Vaata, ta testib nüüd amorte. Amorte antud, jah. Siis meil on vaja need kuidagi lihtsalt lõdvestada, sest nagu see ei liigu ju üldse alla. Sa praegu ei taetanud rattale ka, aga natuke liikusid. Meile tundub väga pikalt, et amordiga on midagi viga, aga tegelikult see on täitsa korras. Kas me siis lihtsalt vajutame või? Seal ka kohtunikud tegelikult ütlesid, et okei, selle hetki nii öelnud, kui nii nad jala peal hüppasid, eks ju, aga et kui nad tahtsid mõelda, et kui lihtsalt lahti võtta, siis seal öeldi, et amorti ei pea võtma. No, et selles mõttes, et seal võib olla selgelt aru saadav, et kas see töötab või mitte, eks ju, et need ongi erinevad pingutatud. Roosmari ja Kristjan, kas te arvate, et teie tõuks on sõitmiseks korras? Jah. Artur sõidab igapäevaselt tõuksiga ja te vaatab teie tõukeratta üle. Ta on isegi tõukeratas, on selja peal pusal. Kas tal on nagu see aasta pass või? Kas see on kõigil, kes Boltis töötavad? Vaatame kohe Ma ei tea. Pidurite seisukorra üle. Mingi krediit kindlasti on. Tuli põleb, väga hea. Suunatuled töötavad. Proovime ka sõitu. Kas elektritõuksil peavad suunatuled olema, sest et see ühe käega sõitmine on nii ohtlik või? Ei, ma arvan, et ei pea olema, lihtsalt kui nad on, siis nad peavad töötama. Okay. Roosmari ja Kristjan, selle tõukerata puhul te olete kõik puudused kõrvaldanud, mis tähendab, et teie olete selle ülesande võitnud ja kindlalt järgmises saates. Nonii, tõuksid korras. Üle pika aja üks ülesanne ära võita. Kus Matis oli selle ajal? Armin ja Timofei. Ma ei tea, magas. Mingi hetke istus kindlasti seal stuudios kõrvalkaamerat taga, aga minu arust lõpuni ei istunud. Lähen oma elu esimesse duelli. Ma otseselt ei Jah, viskas kinda, jah. Aga ma kardan, et ma jään ta juttu kuulama ning mu mõte jääb seisma. Oota, mis asja? Et Timofeid vastasena ei karda, aga et võib-olla loomiseb nii palju, et... Toitu tellides eeldab klient, et see jõuab kohale ideaalses seisus. Täiendage seda puldiautot nii, et see suudab tellimuse kadudeta kohale viia. Kas olete valmis? Jaa! Läks! Edu. Nii. Vaata, ma võiks kohe üle. Mis meil siin on, kui suur see on? Kas need on päris või need on nagu mulaažid? Need on päris, et kui Maksuamet nüüd küsib, et miks te Big Maci tellisite ettevõtte kontolt, siis see on siin. On ehitada pendel, milleks kasutan puupulki ja kummipaelu. Ma tahan teha niimoodi, et mu auto peal oleks mõnus ja siuke švamm, mis hoiab. Nagu pendel on ju väga hea mõte. Aga kas ta jõuab seda valmis? Kes neist ütles pendel? Armin ütles pendel. Klassikaline testimisülesanne. Et proovi 2-3 erinevat lahendust, vaata, milline antud tingimustes kõige paremini töötab. Selle ülesande puhul on oluline raja kiire ühtne läbimine. Liigne nõksutamine loksutab vedelikku üle topsi ääre.
ja rajal meil oli siis nagu ülalt piiratud kontrollaeg, et võta palju sa tahad, tee kas 20 sekundiga või minut 20-ga, aga alla 2 minuti peab, võib-olla oli alla 1 minuti, ma ei tea, aga noh, et sa ei tohi nagu jääda lõppmatuseni sinna, aga et sa võid võtta oma tempo ja minna. See oli purksist lubatud hambad ikka läbi panna. Järsu vetrumise pehmendamiseks võib kasutada kummipaelu või nõudepesukäsna. On oluline, et kummipaela otsa riputatud last ei hakkaks kontrollimatult võnkuma. Kui ma liigutan nüüd välja, minu autol on see probleem, et praegu see liikumine on palju parem, kui ma ei ühenda mitte midagi. Proovime niimoodi. See on päris äge lahendus. See on ju väga lahe. See on nagu amordid. Jah. Keeran paremale. Vaata, neil oli piiratud aeg, mis hetkel öeldi, et tuleb võistlus, jah? Jah, et mingi 20 minti ehitada ja siis... Eraldan vahtkummi plaadist vedrudega. Ma olen muidugi, et kas seda vahtkummi siis enam vaja on, kui need vedrud seal on? No lihtsalt tal on kuskil vaja kinnitada neid. Nagu, et see vahtkumm käib, nagu, et oleks võinud need ka sinna selle sisse panna. Arminil ei jätnud piisavalt tolerantsi, kui kummipael on sealt läbi, siis mahu vahele. Viimastel minutitel lisan kuuma liimi, et olukorda päästa. 3, 2, 1, stopp, lõpetage lahe. See on nagu nii elegantne ka, nagu ma olen väga... Timofei lahendus või? Jah. See nagu tundub päris hea lahendus. Ma ei tea, aga ta nagu näeb välja siuke elegant nagu. Üldse mitte raketi ehitis. Ja, et puhas on. Jah. Jah. No natukene on see, et iga kord, kui ta sõidab, siis need hakkavad tal järjest rohkem nagu laiali lagunema, et tal ei ole nagu väga stabiilne. No vaata praegu et esimene nägi oluliselt ilusam välja. Ja meil siin oli ka väike suke tehniline puuks oli vahepeal, et võib-olla kui sa nägid alguses, siis see labürint oli natuke keerulisem. Aga meil oli seal, no kõvad raadiotehnikud seal kõik, kellel on saatjad seal püsti, ütlesid, et meil on leviprobleem ilmselt, aga et need autod nagu ei suutnud enam Timofei lükkas seda seal autot ka seal mingi, et ma nägin. Et seal oli mingi katsetamine, et mis võtsime nagu keeramist nõudva rajaosa ära ja siin lõpus nad jäid ka nagu hüpeka peale hullult kinnist. See hüpekas ongi tehtud siuke, et sa ei saa nagu mingi ülirahuks, need autod ei jõuagi nagu seda lõpuni minna, et sa pead nagu sa pead ikkagi tutsuga tulema, lihtsalt nagu sujuva tutsuga. Et siin ka, et nad mõlemad tiksuvad seal ja siis lõpus nad lihtsalt mõlemad on okei, lähme siis üle. Ei jätku. Suurepärane. Ja mida nüüd mõõtsite? Massi ja me arvestasime siis nagu maha. No, et kui sul on see friika hunnik, siis kõik, mis seal oli hästi väike kraedal, kõik, mis nagu sellest välja toetas sinna kuskile peale, selles me võtsime nagu lahutasime massist. Aga kuidas teil kalibreeritud, härra Metroser kalibreeris ära teil friika hunnikud või? No, et need ühesugused oleks. Ei kalibreerinud. Et kindlasti oli väike juhuslikkus oli sees, aga kas otsustavaks sai siis veemass või friik? Okei, siis ei ole vahet. Aitäh sulle, praas! Timofei võitis. Me rääkisime peale. Ja Joosep katsetas seda meil. Ja saavad ütlesid, kes pendli teeb ja mul oligi keegi teeb pendli või, sest et no kumbki ei teinud. Aga Joosep veits pendli. Ja no sellest on video. See oli päris äge, sest on video, see on siuke Ameerika mägede üles alla. Vaatame seda videot. Okei. Lol. Ai, miks ma vaatan? Amazing. 9 võitjatiitli nimel jätkavad võistlust veel 4 tulevast teadustähte. Kohtumiseni nädala pärast.
4 tükki järgmises saates. Järgmisel nädalal sõidavad raketlased metsa. 22,5% on vesi. ma ei usu seda, see ei ole võimalik. Kus tuleb tähelepanelikult uurida puidu koostist ja valida välja metsa uuendamiseks sobivad istikud. Täpselt 8 kaske. Mis tähendab, et meil on pool hektarit. Ma ei uskunud tegelikult isegi, et ma saatesse saan, aga tahtsin näha, mida need katsed endast kujutavad. Järgmine aasta lõpetan gümnaasiumi ning proovin minna kuskile Euroopa ülikooli. Juba 5. aprillil toimub Rakett 69 fännipäev, kus saab ise Fännipäev! ja kohtuda. Mul on niisugune tunne, et see oli ära juba. See oli ära juba. Lisainfot leiab 69 sotsiaalmeediakanalites. Ei, mul ei jooksnud ka kalender kokku hästi. Ma vist ka ei käinud. Võis juhtuda. No. No Kas keegi käis? Kindlasti. Või nagu ma mõtlen nagu ülesannete loome poolt. Jaa. Väga hea. Joosep oli kohal kindlasti, ma tean. Väga mõnus. Kas inimesi oli palju? Jaa. Ma ei tea liiga palju sellest kaasa rääkida, aga kuulsin, et oli vahva. No võt, kas tahad veel meie tublidele vaatajatele midagi südamele panna? Nagu ma loodan, et te jõuate meiega siin ikkagi suveni istuda. Ainult 3 saadet veel. See oli 9, jah? Ainult 3 saadet veel ja siis ongi finišioon. Päu! No, mina veel ei tea, kes võitis või tean. Ei tea vist. Mina ei tea, kas sina tead, kes mul on täitsa põnev. Sul on täitsa põnev. Loodame, et teil ka, isegi kui te teate. Püsige siis uudishimulikud. Ja küsige miks.